Tervist kõikidele vaatajatele. Mina olen meister Twoplayer Gaming ja tänases videos ma näitan, kuidas alustada Beeswarmi mängimist. Ehk selline tutoriaal, kuidas mängida Beeswarmi. Kõigepealt, te võite sellega lugeda läbi, aga ma näitan teile need kohad, kust näiteks te saate midagi head. Nii. Siis kõigepealt te võtate Hive'i. Ja siis see ette räägib teiega ja siis te saate mingid, näiteks te saate Star Jelly, Basic Egg'i, Presenti, Glitteri ja Smooth Ice'i. Ja siis, kuidas saada enda esimese pii, siit vajutate muna peale. Siin vasakul üleval nurgal on üks muna. Vajutate selle peale ja siis siin on selline asi nagu Basic Egg. Te võtate selle Basic Egg'i kinni ja siis tekivad siia need rohelised asjad ja siis panete nende peale. Näiteks see kõige alumine, te võite ise valida nendest rohelistest ja siis panete siia, vajutate yes ja teil ongi enda esimene pii. Siis kuna teil on praegu siin Star Jelly, siis ma soovitaks selle kasutada, sest et nagu näiteks mina sain praegu Gifted Diamond pii ja siin on kirjas Blue Legendary ehk siis see on sinise Hive'i Legendary pii. Et jah, siis siit sellest, kus on see muna peal, siit te saate osta endale Basic Egg'i juurde ja iga kord, kui te ostate, läheb see arv, kui palju see maksab, see läheb siis kallimaks. Kui näiteks praegu, kui sa alustad, siis sul on 1000 ja siis maksimum on 10 miljonit. Aga sellepärast ei pea alguses muretsema, sest et alguses on hästi soodsalt. Ja siis, kui te olete enda pii ära pannud, siis siin on selline need lilled ja siin nende lilledega sa korjad seda. Ja siin on praegu ka mingi event, aga tähtis on see, et te lihtsalt siit seda korjate ja kui teil siin üleval saab see pollen täis, siis minge Hive'i ja siis vajutage E-tähte või lihtsalt Make Honey ja siis see mesilane võtab sinu sellest backpackist ehk siis sinu seljakotist selle honey ja siis ta teeb selle meeks. Või selle polleni teeb siis honeyks. Ja siis teil ongi 300 honey ja siis ma soovitan teil veel minna sinna Beeswarmi simulaatori klubisse ehk siis sellesse gruppi ja siis te saate siit tasuta raha. Ja need gifted bead võivad vahepeal näiteks anda raha, nagu näiteks tema tegi raha ja see andis mulle 250 honey. Ja siis on siin selline asi nagu shop ehk siis pood ja siis te näete kohe seal üleval on Royal Jelly. Ja ma kohe näitan, mida te kõigepealt peate ostma. Et saaksite, mina ostsin kõigepealt parema selle backpacki ehk siis selle jarri. See maksab 650 honey ja siis te saate rohkem ja siis
ma soovitan teil osta selle Reiki, mis maksab siis 800. Aitäh! Ja nüüd ma näitan teile siis, kuidas saada seda Royal Jellit seal kätte ja sealt te näete ka tiketit, millega te saate osta erinevaid asju. Nii, ehk siis tulete siit, siis kõnnite ja siis kohe te peaksite nägema, lähete siit ja siin on auk. Siis võtke siit selle tiketi, saate 3 tiketit. Ja siis, et seda Royal Jellit saada, tehke see obi. Ja sealt edasi läheb siis see mask, selle Red Hive'i mask, mis teeb siis paremaks. Ja siis siin, kui te lähete vasakule, siis te saate selle Royal Jelli. Ja siis lähete jälle selle honey korjama ja siis järgmiseks on seal üleval siukene näete seal ka Royal Jellit. Et siis et sinna Royal Jellit saada kätte, minge, siin on ka jälle obi, siis hüppate selle peale ja siis lähete, hüppate ja kuni jõuate selle Royal Jellini. Ja siis teil on juba teine Royal Jelli käes. Siis ma soovitan teil mitte seda kasutada, sest et see konvertib sinu backpacki ära, ehk siis teeb selle tühjaks, teeb selle rahaks, aga ma soovitan algajatel mitte seda teha, sest et tiketeid on pärast väga-väga vaja. Nii et ma soovitan teil mitte, sest et kunagi, kui te saate väga heaks siin mängus, siis teil läheb nii palju tiketeid vaja. Nii et ma soovitan teil mitte alguses seda kasutada. Siis ma näitan teile veel ühe Royal Jelli koha. Kolmas Royal Jelli siis on siin. Siis selle Ticket Shopis. Siin on see tiketi märk. Tulete sealt Hive'i juurest paremale. Ja siis siin on see Canon. Canonist te saate siis, kui te olete siis Discovery on 25 speed. Ehk siis avastan 25 speed. Siis kui te vajutate vasakul ülemal nurgas selle mesilase nupu peale, siis sealt te näete, kui palju teil neid mesilasi on, kui palju teil on avastatud neid mesilasi. Ja siis tulete siia selle Ticketi Shopi peale ja siis seal ongi see Royal Jelli. Aga ma arvan, et konvertime ära ja siis ostame endale uue asja, sest et nagu ma enne ütlesin, selle uue asjaga sa saad palju rohkem seda sa saad enda backpacki upgrade'ida, eks see on nagu upgrade. Vajutate jälle siin, üks edasi ja siis ongi see hea backpack. Ostate selle ja kui te ostate, siis see tuleb teile kohe selja peale. Ja siis teil ongi uus backpack. Ja siis põhimõtteliselt niimoodi see mäng käib, et te lihtsalt võtate siit seda pollenit, siis lähete Hive'i, siis teete selle rahaks ja siis tulete siia ja ostate niimoodi. Ja mina soovitan niimoodi teha, et kõigepealt ostate backpacki ja siis selle uue asja backpacki. Kõigepealt backpack, siis see kollektor
ja siis ma soovitan mingi asja, nagu näiteks siin on need basic puutsad. Et puutsad teevad sind kiiremaks ja siis, kui sa liigud nende lillede peal, siis see korjab ka seda pollenit. Et põhimõtteliselt on need puutsad väga head. Kindlasti pole see ka ainuke pood, et poode on siin veel. Vähemalt siin mängus on umbes kokku neid poode umbes kuskil 7 poodi, kui neid kõiki arvestada nagu. Nii et, aga ma arvan, et isegi 7 pole, äkki on isegi näitsa rohkem. Aga ja vähemalt 7 on küll. Ja siis, jah. Ja siis niimoodi ma soovitan teil seda teha. Niimoodi mina sain, nagu te olete eelmistes Piisfarmi videotes näinud, et ma olen, no mitte kõige parem, noh, sest ma ei ole ammu grindinud siin seda Piisfarmi, aga kui teid huvitab siukene mesilane ja üldse Roblox, siis ma soovitan teil seda Piisfarmi simulaatorit mängida. Et minu arust on see väga lõbus mäng ja ma soovitan seda mängida. Aga ma arvan, et selleks korraks ongi siis kõik, et niimoodi alustage seda mängu, et kõigepealt backpack, siis see kollektor ja siis mingi varustus. Et jah, nii et kui teile meeldis see Piisfarmi tutoriaal, siis pange like ja kui te tahate, et ma teeksin veel videoid mingi Piisfarmist või midagi siukest Robloxist ja niimoodi, siis pange subscribe ja nii ongi. Head aega!